No tere! Kas äkki igatsesite mind? Okei, nali. Jah, lihtsalt eelmisest vlogist on pigem väga palju möödas. Just enne filmima hakkamist vaatasin, millal ma viimati postitasin ja see oli 26. juuli. On meil 19. september. 2 kuud. Aga siin ma olen. Shalom, eksisteerin. Kohe tulen selle juurde. Vahepealset ärakadumist mõjutas. Aga kõigepealt ma ütlen ära selle, et mul on 4 nädalat esimeste võistlusteni. Täpselt 4. Oi. Mida helli? Kuhu see aeg lendas? Nagu crazy! Samal ajal on ülihirmus olla, sest et ma ei ole niimoodi kunagi laval olnud. Ma ei ole mitte midagi sellist nagu üldse kunagi teinud. Aga nüüd siis vahepeal 2 kuud on ette. Kus olid? No, alustame siis sellest, et kõigepealt mu sai energia otsa, ma mäletan. Mu sai energia otsa, samal ajal ma ei tundnud ennast nagu hästi. Siuke nagu madal periood oli. Vist isegi katsetasin filmida, aga siis ma sain aru, et see ei ole see, sest et ma lihtsalt sundisin endale seda filmimist peale, et kuna ma ütlesin endale, et no, et ise tahtsid jäädvustada, et filmi siis, aga ma lihtsalt ei tundnud seda ja ma teadsin, et sellest ei tule head asja, kui ma lihtsalt surun endale seda peale. Rollercoaster oli. Mul oli päris siukseid inetuid ja nukraid päevi. I'm not gonna lie. Nagu oli päevi päriselt, kus ma tundide viisi lihtsalt nutsin, sest et ma ei olnud kindel oma vormis ja noh, muidugi jah, oleks selles mõttes olnud hea näidata ka seda, et see on raske, seda rasket poolt ka näidata, aga no sorry, kui ma lihtsalt olen seal omaette kuskil kookonis ja lihtsalt tulun nutta, siis ma ei tule selle peale, et oma emotsioonidest rääkida, vaid lihtsalt tahtsin ise ennast paremini tunda. Igastahes, mu lähedased olid väga heaks toeks mulle ja mu treener ka ja ma sain sellest masendusest üle ja nüüd on nagu väga hea seis. Ma nagu tunnen ennast hästi, ma näen, et vorm on juba päris hea. Kool hakkas uuesti. Saate aru, kõige haigem ongi see, et ma võistlen praegu, noh mitte veel, aga kohe. Ja samal ajal ma valmistun kooli lõpetamiseks, ehk siis mul on viimane semester. Loodan, et ma saan öelda I am back for good. Nii et jah, praegu ma olen teil jõusaali, et teha poseerimist ja kardiot, sest et täna on jõutrenni vaba päev. RDMS. Ma sain oma poseerimise ja trenni tehtud, aga ma lähen koju, ma söön ja ma teen veel poseerimist, sest et ma ei olnud õlaliikumisega rahul ja siis paar asja veel. Aga tegelikult ma tahtsin oma uusi võistluskingi näidata. Vaadake neid.
nagu nii fucking ilusad. Vahepeal on siin päev õhtusse jõudnud ja me otsustasime minna maale. Ja samal ajal mul on siin päeva viimane toidukord, mis ei näe siit üldse apetiitne välja. Aga siin on mul Kreeka jogurt, marjad, tsiiaseemned, pähklivõi ja siis ma valasin siia peale natukene suhkruvaba kiselli ka. Ta maitseb tegelikult ülihästi. Tere laupäeva hommikut. Kell on, ma pakun 8 saamas. Mul on hommikusööks söödud ja nüüd ma teen hommikusi samme. Ja nagu ikka siis uni läks ära kell 5. Kui mul on kaloraaž vähenenud, on ka mu uni. Hakkan varem ära minema. Mingi kuu aega oli see, et ärkasin kella 6, aga nüüd see on nihkunud kella 5 peale. Ma kohe hommikul midagi väga ei tee, ma vaatan seriaali mingi paar tundi ja siis kuskil 7 ajal söön, teen sammud ja siis lähen muu eluga edasi. Ma teen sammud ära ja siis ma sõidan trenni. Et teen kohe hommikul trennid ära, sammud ära ja siis saab lihtsalt olla. On aeg trenni minna, väike energiaboost. Et see on kõige parem nagu kell on juba 10, ehk siis see pidi olema mu peale trenni toit, aga kuna kell on nii palju juba, siis ma kardan, et mul hakkab trennis lihtsalt halb, kui ma praegu ei söö. Nii et mul on siin riis, veged, kana on ka seal kuskil ja oliiviõli.我觉得我身边的所有人每天都在逼我，想让我犯错。我走得越远，我的麻烦就越多，我把我的心里面反锁。我对着我罪恶的麦克风，欲望正在我的双眼里闪烁。有太多的屋檐和长起来围绕我，想让我堕落很难过。他们用刷药来做音乐，只不过是他们承认的借口。你生活里所有的烂摊子，是因为你选择了药物来接受。我见过了太多的瘾君子，编造了谎言来形容他自己很优秀。他们觉得刻过几遍药，听过几首歌，就已经混过了街頭。看你们只是装得像，但并没有經歷過那樣的生活。我知道你們心裡面不愛這地方，我祝你們早點掙脫。Ma tulin üsna hea tuju ja enesetundega trenni, aga see on täiesti kohutav. Nagu kohutav. Trenni suju üldse nii, nagu ma tahaks, kuidagi mentaalselt on jube raske olla. Tahaks nutma hakata. Kes teab miks, võib-olla olen väsinud. Ma ei tea, igastahes ma sain see jalapäeva kuidagi tehtud. Nüüd on vaja kardio ka ära teha. Ja siis saab minna endale putru tegema. Ma olen nüüd jõudnud trennist tagasi. Mul on siin puder riisimannast. Seda on ülilihtne teha. Vesi keema riisimanna sisse. See keeb paar minutit. Siis ta juba läheb paksuks. Ja siis ma vispeldan munavalge sisse. Panen lisandid. Ja ongi valmis. Ja siis nüüd ma naudingi oma putru. Ja vaatan sügisest seriaali ehk siis Gilmore Girlsi. Me oleme jõudnud esmaspäeva. Eile ma ei filminud, sest et meil oli nii palju tegemist. Aga
eile oli ülihea päev. Ma üle 2 kuu magasin 9,5 tundi. Nagu see, kuidas ma eile ennast tundsin. Ja ma tegin elukaaslasele uueks nädalaks söögid. Käisin ära trennis. Trenn oli ka ülihea, üle pika aja 100-ga nautisin. Kardiot ka nautisin. Hea päev oli. Täna ma magasin ka ikkagi võrdlemisi hästi. Ja siis nüüd tegin just check-in'i pildid, videod ära. Ja nüüd saab süüa. Kui ma enne ütlesin, et ma tunnen, et täna on ka sihuke hea päev, siis täna on juba hea päev, sest et ma sain just oma check-in'i tagasiside treenerilt ja kõik on hästi ja mul on homme refeed. Ma saan süüa. Ma saan palju süüa. What the helli? Ma olen seda oodanud. Ja nüüd, kui ma seda enam ei oodanud, nüüd see tuli. Ma saan homme. Oh my god. See, et ma saan homme süüa, made my day. Instantly. Mul on siin mu võistlusbikiinide ülemine osa. Ja ma lähen proovin nüüd alumist osa, siis ma jätan selle ka sinna ja siis kleebitakse alumine osa ära ja siis mu bikiinid on ka varsti valmis. Crazy! 26 päeva veel. Ma lähen koju meal preppima, sest ma avastasin, et ma pean homme Tartusse sõitma ja ma jään Tartusse ööseks, mis tähendab seda, et ma pean terve homse päeva toidud kaasa võtma ja siis veel ülehomseks ka mingid. Nii, me oleme jõudnud treenist tagasi. Mul on siin vahepeal mu toit ära praetud. Siin on kana, köögiviljad ja õli 5 toidukorraks. Ma olen sihuke hästi lihtsa toiduga. Ma ei viitsi keevitada. Ma lihtsalt vaatan, et oleks need juurikad, oleks õli, oleks kana ja siis midagi juurde. 2 korraks bataat. See on siis homseks. Refeed toidukord ja see on tavaline ehk siis ülehomseks. Mul on vaja teha bataat ära küpsetada, siis on see hommikusöök, siis on riisimannapuder homseks päevaks, siis on riis homseks ja ülehomseks ja siis on homseks kohupiima toit. No loodame parimat, et tuleb midagi välja ka siit, ma ei tea. Ma tegin niimoodi, et ma lihtsalt panin soola ja segasin läbi ja siis ootan, kuni läheb pehmeks. Ja nüüd kasutame aega efektiivselt ja paneme kõik koos ahju. Ma siin hakkasin seda toitu jaotama ja siis ma mõtlesin, ma näitan nagu kui crazy või veidrik ma olen igastahes. Siin oli kõik kokku praetud, köögiviljad ja kana ja ma lihtsalt võtsin ja noppisin kanatükid välja niimoodi, et põhimõtteliselt igas kausis oleks sama palju ja siis nüüd ma kaalun veged juurde, et oleks enam-vähem sama palju, et ma saaks iga toidukord enam-vähem sama palju süüa. Nii, nüüd sai mu bataat ja hommikukook ka valmis. See näeb väga huvitav välja. Ja see isegi õnnestus. Ma loodan, et see maitseb hästi.
nii, siia potti ma teen nüüd oma selle riisimannapudru. Ma panen selle suht kohe vette ja siis hakkan vispeldama, siis teeb hästi siidine. Ma enam-vähem paksuks läinud. Siis paneme siit muunavalge ka juurde. See on täpselt nii, nagu ta peab olema. Ja siis nüüd läheb lihtsalt muunavalge. Joo, vispeldame edasi. Ja nüüd viimase asjana ma panen lihtsalt endale kohupiima portsu karpi valmis. Ma leidsin selle, keegi jagas seda Instagramis ja siis ma proovisin seda ja nüüd see on mu uus go-to, mida ma iga päev söön, sest et see on mega hea. Nii, ma sain oma meal prepid valmis. Siia kohupiimale läheb homme juurde banaan ja siis riisigaletid ja siis siia läheb pähklivõi ja banaan, aga no see anum sai nii täis, et ma ei tea, kuhu see pähklivõi mahub, et noh. Tere ilusat hommikut! Kell on 7 ja ma liigun trenni, mis on väga harjumatu, sest ma tavaliselt ei käi trennis. Aga kuna ma olen sõidus ja värki ja ilmselt suure tõenäosusega, ma ei jõuaks Tartus ära käia ka trennis, aga ilmselt mul on sellest sõitmisest ja kõigest energia nii otsas, et mul on mõistlik hommikul ära käia. Seega ma lähen praegu, kuigi see on väga ebamugav minu jaoks, sest ma lihtsalt täna elan selle pealt, et mul on riifid, ma saan süüa, mul on riifid, ma saan süüa. Et selles mõttes tegelikult ei ole midagi hullu, kõik on väga hästi, lihtsalt nagu mulle ei meeldi oma rutiinist välja tulla, okei. Ma tahaks minna õhtutrenni, aga ma ei saa. Olen nüüd omadega jõudnud Tartusse ja alati, kui ma tööga käin Tartus, siis ma ööbin siin Sofia hotellis. Ja mulle täiega meeldib siin, sest see on nii ruumikas ja avar ja siuke nagu tore. Ma sain oma jalutustiiru nüüd tehtud ja nüüd saab süüa. Kõht on täiega tühi ja ma külmusin õues täiega ära. Aga mul on siin kana, köögiviljad ja patat. Oleks vaja veits poseerimist teha. Ja siis on tänaseks kõik asjad tehtud. Ma mõtlesin, ma räägin natukene oma mingi prepi asjadest veel. Põhimõtteliselt on see, et sisu, mida ma tarbin, on toiduvideod. Ma reaalselt vaatan ülipalju neid videosid, kuidas süüakse igast magusaid asju ja ma ei tea, mingi kõiki neid asju. Ja ma olen natukene obsessed nendest. Ja siis ma üks hetk tabasin ennast mõttelt, et ma ei mäleta enam, kuidas nagu mingid magusad asjad maitsesid. Või üldse, kuidas mingid siuksed asjad maitsesid. Ja praegu viimased päevad selles mõttes on olnud nagu ülisuuksed toredad. Ma olen nagu ülisuuke nagu tänulik, sest nagu mulle järjest enam jõuab kohale see, et see kõik on kohe käes. Nagu see kõik on kohe käes. Ja see aeg lihtsalt lendas nii ruttu. Ja siis ma nagu täna jäi mõtlema ka, et kas ma nagu olen tundnud seda, et see oli halb idee või midagi. Ei. Jah, see on olnud raske. Kuigi ma kartsin, et see saab olema veel raskem, sest tegelikult mul on binge-eatimise taust. Mis ma nagu sellepärast natukene kartsin. Aga tegelikult nagu see on üsna kenasti sujunud. Et ma olen
väga õnnelik selle üle, et ma kartsin hullemat, aga we're here, noh, selles mõttes, ega ma ju ei tea veel, võib-olla siin vahepeal mul neid madalseise enne päris võistlusi, jah. Enne võistlusi võib veel tulla muidugi, aga selle juba eelneva aja jooksul, ehk siis suurem osa on ju tehtud, selle aja jooksul tegelikult midagi drastiliselt hullu ei ole olnud ja ma olen selle üle täiega õnnelik. Täna on ülihea päev olnud. Nagu see, jah, ma magasin halvasti, jah, see oli nõme, ma pidin hommikul trennis käima, aga suures pildis see tuli kasuks, et ma käisin hommikul ära. Sest et nagu see trenn laabus ise päris hästi. Kardio oli ülilihtne. Ja siis nagu, jah, ja nüüd ma olen juba Tartus, mul on sammud tehtud, kõik tehtud, et nagu siuke hea päev, süüa sain palju, ikka veel saan süüa, mul on 1 toidukord veel. Ma saan veel kohupiima, riisikalette, banaani ja pähklivõid süüa, nii et nagu kõik on super. Tänane päev on hea, ma olen rahul sellega. Ja ma üldse ei complaini selle üle, mu uni oli halb. Kõik muu on olnud hea, nii et see on suures pildis ikkagi hea päev. Tere hommikut. Magasin võrdlemisi hästi, aga ma mõtlesin, et mul on siin see baked oats koogilaadne asi hommikusöögiks, et ma teen väikse testi, sest ma reaalselt ei tea, mis siit välja tuli. Aga vaatame. See tuli päris hea isegi. Kardamoni maitset on päris hästi tunda. Nagu ongi siuke kihiline. Vaarikat kuidagi küpsudest tulid peale. Peab isegi ütlema, et täitsa maitse elamus. Tere neljapäeva hommikut. Eilsega läks siis niimoodi, et ma olin seal Tartus ära ja siis ma tulin Tallinna ja ühesõnaga ma ei viitsisegi seletada, lihtsalt nagu jamapäev oli. Ma sõin seda ahjust tehtud putru blablabla. See maitses hästi, aga see ei täitnud mu kõhtu ja sealt edasi läks terve see päev allamäge, ehk siis hommikul mul ei olnud aega samme teha, siis nagu mu keha ei olnud enam harjunud sellega, et ma mu keha on nii harjunud sellega, et ma hommikuti liigun ja kuna ma eile ei liikunud, siis nagu kõik oli pea peal. Pluss ma ärkasin üles tundega, nagu ma oleks trammi alla jäänud, sest et mul oli siuke nagu rõve pohmelli või ma ei tea, siuke nagu kõik valutas või ma ei tea, mis mul eile häda oli. Ühesõnaga see uni oli ka suht kehv. Ja siis, jah, selles mõttes terve see päev oli siuke nagu ja siis, kui ma koju jõudsin lõpuks õhtul, siis ma sõin, ma jäin magama ja ma ärkasin selle peale, et mu kõht räigelt valutas. Aga jah, et see võtab väga hästi kokku selle, kuidas see prepi elu on nagu iga päev on erinev. Sest et nagu üleeile mul oli ülihea päev, ma tundsin nagu ülihästi ennast ja blablabla. Mu lemmikasi, mida öelda on blablabla, sorry. Aga igastahes ma tundsin ülihästi ennast, ma magasin hästi, energiat oli, no kõik oli. Ja siis eile lihtsalt täiesti downhill nagu kõik, mis sai valesti minna, kõik oli valesti. Päev on jõudnud õhtusse, me oleme taaskord köögis. Ma siin teen meal prep'i, sest et mul on söögid otsas. Ja siis ma tegin endale väikse õhtuse kohvi ka, see oli hästi lahja. Aga
tänane päev samamoodi ei olnud mitte midagi erilist. Ma olin tööl, tegin päevasammud, tulin koju ja sõin, et jah, ma räägin mitte midagi erilist. Crazy on see, et homme on reede, mis tähendab seda, et 3 nädalat on veel. Seda on nagu, see lõpp läheb nii kiiresti nagu, ja see nädal on ka lihtsalt linnulennul läinud, et ma ei tea. Hirmus on mõelda, et nii-öelda lõpp on lähedal, aga samas nagu elevus ka kasvab ja siis samas tekivad sellised teistsugused hirmud selle lava ees ja, aga mis ma tegelikult tahtsin öelda on see, et ülitore oli uuesti oma nädalat teadvustada, et ma tegelikult väga igatsesin seda, aga lihtsalt oligi see, et mingi periood mul ei olnud energiat ja ei olnud aega ja noh, see võtab paratamatult, see võtab aega, kogu see video tegemine, et jah, aga mul on hea meel, et ma naasesin ja tegelikult praegu on ju see kõige põnevam periood, mida näidata. Ja kui ma juba sellise tänulikkuse selle lainel olen, siis mul on äärmiselt hea meel, kui üldse, et minu videod kedagi kõnetavad, sest mul on kirjutatud ka ja see on üliäge, sest et ma suures pildis tahtsin seda teekonda üldse või nagu see jäädvustamine tuli sellest, et mul oleks endal midagi tagasi vaadata üks hetk. Aga see, et nagu see on ka teisi kaasa haaranud ja et kedagi nagu veel kõnetab, see on nagu hästi äge vaadata. Ja see tagasiside on alati siuke, paneb mind punastama, ma praegu ka natukene vähetan. Et see on siuke hästi tore ja loodan, et ka see video meeldis ja ega muud ei olegi, kui näeme juba järgmises videos. Tšau!